paari tunni jooksul te jälgite ennast ja kui tervises midagi muutub, siis te helistate meile paari tunni pärast tagasi. Seniks olge terved. Suur aitäh teile! Ma helistasin just praegu ühe pisikese tervisemurega perearsti nõuande telefonile 1220 ja tegelikult mulle tundub, et ma saingi juba terveks, sest see hääl, mis mind nõustas, oli niivõrd rahustav, asjalik ja oskas väga head nõu anda. Mis asi on perearsti nõuandeliin ja millistel puhkudel sinna pöörduda, teab meile kohe lähemalt rääkida 1220 projektijuht Klaarika Kallikorm. Millal tasub helistada perearsti nõuande telefonile? Eelkõige siis, kui tekib kodus kahtlus, kas tasuks hakata sõitma EMO poole, tasus kutsuda endale kiirabi või helistada ja küsida, et kas ma saaksin kodus ise hakkama. Kui inimene hakkab võtma nõuande telefoniga ühendust, kas ta peaks ka kuidagi spetsiaalselt selleks ette valmistuma? Jah, mõistlik oleks tegelikult ära mõõta kehatemperatuur ja ka vererõhu näitajad võiks kirja panna, et kui on vererõhuga probleeme. Ja need näitajad kenasti telefoni kõrvale valmis panna, et kui nõustaja teie kõnele vastab, et siis te saate kohe talle kõige täpsemad ja viimasemad andmed öelda, et teile saaks võimalikult head nõu anda. Kes on need inimesed, kes perearsti nõuande telefonile vastavad? Meie nõuandetelefoni nõustajad on kas siis pereõed või perearstid või kiirabiõed või kiirabiarstid ja ei ole välistatud, et teie enda perearst või pereõdedelt sealt samad telefonid teile vastab õhtusel ajal.